korraks põrgataks seda teemat veel, mida mõõdad seda lõikad. Ehk siis igas organisatsioonis võiks olla ennetavad mõõdikud. Ehk et me teame, et me räägime siin, praegu me rääkisime, ma ei tea, miljoni töötunni kohta kaotatud ajast või mingitest sellistest, aga need on kõik tagajärjed. Ehk siis, mida me siis saame mõõta, on hea, kui ta oleks kvantitatiivne. Kvalitatiivselt on ka võimalik asju mõõta, aga siis on raske anda hinnanguid enne. Mida me siis teha saame? Et tegelikult töötervise tööohutuse seadus on igivana. Et selles mõttes, et alates Eesti Vabariigi kasutamisest võeti üle mingid teatud Euroopa direktiivid, laias laastus on Euroopas on väga sarnased. Minu taust on Põhja- ja Baltimaades, olen olnud töökeskkonna juhtaudiitor ühes suurettevõttes ja ma olen näinud erinevaid praktikaid ja võib-olla see füüsiline töökeskkond ja see vaimne töökeskkond, me nagu tõmbame teinekord liiga palju piiri sinna vahele. Minu arust nagu üks toetab teist ja teine esimest. Et loomulikult riskianalüüsis peaksime välja otsima need kohad, kus võib komistada, kukkuda, astuda valesti, aga ma alati toon näite selle koha pealt, et kui me vaatame kas siis tööõnnetuste püramiidina, ilmselt olete kõik sellega tuttavad, et üleval on surmad, all on mingisugused napikad, ohuolukorrad, et siis tegelikult seal all on veel meie otsused, mida me siis teeme või mida me ei tee, mõlemad pidi. Ja neid otsuseid juhivad meie väärtushinnangud. Ehk siis see, kas mul on suva või ei ole suva, kas ma hoolin oma kolleegist või ei hooli oma kolleegist, ehk siis kogu see pehme maailm on seal all. Mis sest, et seal üleval on ju kõvad asjad, ehk siis tagajärjed. Nii et ma ei tea, mina ajaks seda asja nagu koos. Ma korraks võtaks veel selle teema ka, et meil mina isiklikult olen läbi põlenud 2 korda. Viimane kord sellepärast, et ma sain tunnustust selle eest, et ma tegin head tööd. Südamega asja kallal. Saate aru, mis ma mõtlen? Ehk et ma panin 12, 14, 16 tundi päevi, vedasin 100 inimest, tiim tõmbast, panime 8 millist 2 aastaga 25 milli käivet välja. See on startup-ilik süsteem, startupides põletakse ikka kõvasti läbi. Vaadake kas või viimaseid aastad siin, ma ei tea, Skyrocketi peale. Ehk et ärme nagu võib-olla tõmba nii jäika piiri, füüsilise, vaimse. Et riskianalüüsis on ka psühhosotsiaalsed ohutegurid olemas. Et küsimus on lihtsalt, kuidas sa neid hindad ja kuidas ja mida sa teed siis.